Kogukonna praktika juhendamine. 5. video. Tulemus on õppimine. Noore õpikogemus. Kogukonna praktika võib olla mänguline, kerge ja sügav. See tähendab huvitavaid arutelusid, uusi häid suhteid, meeldivalt üllatavaid avastusi. See pole ülitõsine asi, see on pigem suhete loomine noorega. Ainult hea suhte pärast jääb noor edasi vabatahtlikuks või tuleb kunagi 3. sektorisse tagasi, sest esimesest korrast on tal hea mälestus. Sellest heast tundest kasvavad järgmised head suhted, mida noor kunagi ise looma hakkab. Mis on noorte õpikogemus kogukonna praktikas? See on kolmik teadmistest, oskustest ja hoiakutest. Kogemus põhineb eelneval, see tähendab sellel, kust noor tuleb, milliseid teadmisi ta vajab, millised on need oskused, mida ta saab edasi arendada ja millised hoiakud ja väärtused võiks tal aidata saada heaks ühiskonnaliikmeks. Et me saaks öelda, et see oli õppimine, peaks saadud kogemus ehk saadud teadmised, oskused ja hoiakud leidma rakenduse tulevases elus. Kogukonna praktika lööb õitsele siis, kui paneme tähele erinevaid võimalusi ja aitame ka noortel märgata. Näiteks koerte varjupaigas töötades avastasid noored, et koerte magamismatid vajasid väljavahetamist. See on hetk, millal kogukonna praktika nende jaoks pihta hakkas. Nad viisid ennast kurssi valdkonnaga, leidsid selles vajaduse, mille peale nad ütlesid, see on meie asi. Leidsid sellele lahenduse ja viisid selle ka ise ellu. Nad korraldasid heategevuskampaania tekkide, vaipade ja kangaste korjamiseks ja tegid ka suurema teavituskampaania varjupaiga koerte teemal. Nende noorte õpitulemusi vaadates võib öelda, et nad omandasid laiemad teadmised loomadest, varjupaiga puhtuse olulisusest, said teada, kui palju on Eestis abi vajavaid loomi ning kuidas see süsteem toimib. Oskustest õppisid nad töötama inimestega, kellega neil polnud eelnevat kokkupuudet, meeskonnatööd, kampaaniate korraldamist. Lisaks said nad väga palju teada enda hoiakutest ja väärtustest, endaga hakkama saamisest, enesedistsipliinist ja motivatsioonist. Hoiakute kujunemist toetas see, et nad nägid hoolivat suhtumist loomadesse, said teada, miks üldse selline koht olemas on ja et loomadel on ka tunded. See kogemus kujundas noores lugupidavat suhtumist loomariiki. Ennast juhtivad inimesed. Kuidas teha nõnda, et noore panustamine kogukonna praktika kaudu oleks noore asi? Mitte sunduslik, vaid tuleks tema enda seest. Kuidas anda noorele roll mingis tegevuses, et ta saaks alguses vastutajaks ja seejärel eestvedajaks? Me tahame, et noored oleksid algatajad, aktivistid, eneseteadlikud, isehakkajad. Samas teame, kui mugav on olla tarbija. Nii kaua, kui noored osalevad meie tegevustes, on nad alati tarbijad ja mitte midagi ei muutu. Suhtumine, pakume neile tegevusi, milles nemad osalevad, ei too kaasa omaalgatust. Tarbijast ei saa järsku partnerit ega otsustajat. Kui me aga anname noorele mingi rolli, võimaluse juhtida ja vedada, siis ta hakkab panustama. Alguses ongi hea pakkuda noorele kogemust, kus ta lihtsalt osaleb. Selleks, et temast saaks partner ja kaasalööja, peab leidma tema tugevuse või midagi, mis talle huvi pakub. Oma töös vabakonnas kõnnime lipuga ees ja veame masse enda järel. Me ootame ja loodame noortelt sama, et nad võtaks lipu ja veaks masse enda järel. Noor aga näeb seda nii, et keegi jookseb ees lipuga, aga mitte keegi pole kordagi öelnud, et ka tema võib lippu hoida. Kui noor näeb ainult kellegi selga ja teab, et ta peab järgnema, siis pole muud oodata kui passiivsust. Me peame andma talle võimaluse olla midagi enamat. Kui noortel pole eelnevat harjumust olla partner, siis paratamatult tulevad nad ka sinu juurde tarbijatena. Istuvad ja räägivad, mina olengi see passiivne noor. Sinu roll on neid avada, anda noorele julgust teha enda asju ja lippu hoida. Noor on siis vähemalt korraks nii-öelda eestvedaja rollis ehk lipukandja. Sinu roll on teda sellest toetada, anda kindlustunnet, tunnustada ja näidata, et lipu kandmine ei olegi nii raske. Sealt edasi julgeb, oskab ja loodetavasti ka tahab noor ise eestvedaja rolli võtta. Kogukonna praktika on investeering. Tulevikus hakkama saamiseks on vaja 3 oskust. Navigeerimisoskust, kuidas leida infot ja teha valikuid, kohanemisoskust, kuidas tulla toime muutustega ja õppimisoskust, kuidas oma kogemustest õppida. Õppimisoskus on väärtuslikum kui see, et noor lihtsalt midagi ära teeb. See, et oled aidanud tal oma kogemust kõrvalt vaadata ja midagi enda kohta mõista, on haruldane ja väärtuslik. Häid uusi kogemusi sulle. Videokoolitusest. 5 videost koosnev koolitus aitab sul olla asjalik, toetav ja innustav juhendaja.
oled jõudnud viimase ehk 5. video lõppu. Saad alati teiste videote juurde tagasi minna. Esimene video annab programmile raamistiku, teine video annab põhjaliku ülevaate, mida kogukonna praktikas osalemine tähendab. 3. video aitab praktikaks valmistuda ja esimesi kohtumisi läbi viia ning 4. video annab nõu, kuidas noort praktika ajal juhendada ning praktika lõpus tagasisidet anda. heakodanik.ee/kogukonnapraktika. Kogukonnapraktika juhendamise videokoolitus loodi Kristi Jüristo samateemalise koolituse põhjal.